tahaksin lugeda mõned salmid siin, mis räägivad meile jõuluevangeeliumist, sellest, et Jumala poeg pidi tulema ja sündima. Ja see on väga huvitav, see on niivõrd tähtis, et millest muust me ju loomulikult peaksimegi ju Jumala kojas rääkima jõulude ajal. Ma saan aru, et jõulude ajal võib rääkida väga paljudest asjadest, aga see on ilmselge, et täna on Jeesuse Kristuse sünnipäev. Kas on keegi, kes ka usub seda? Meie hulgas siin. Ma tean, et see ei ole ei päkapikku sünnipäev, ei ole see jõuluvana sünnipäev, ei ole see kellegi muu sünnipäev kui Jeesuse Kristuse. Nüüd võib alati vaielda, et kas see oli detsembrikuu selline kuupäev, mil Jeesus sündis. Ma arvan mitte, aga tähtis on see, et me Jeesuse Kristuse sünnipäeva peame. Me teame Jumala sõnast, et karjased olid väljas ja ka Iisraelis tõenäoliselt detsembris keegi väljas ei ole, aga on tähtis, et me tähistame seda sünnipäeva ja tähtis on see, et me mõistame, et see on see püha, see on see hetk, et Jumala poeg on sündinud. Ja Johannese evangeeliumi 1. peatükk ja salmist 1 alatest ütleb nii: alguses oli sõna. Ja me teame, et sõna oli Jeesus. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma ja tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei ole teda ära tundnud. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest ega liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema au, nagu isast ainusündinud au täis armu ja tõde. Ja Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjust, et tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin, see, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde, aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iial näinud Jumalat, ainusündinud poeg, kes on isa rinnal najal. Tema on meile teate toonud. Johannes ütleb siin, tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Valgus on huvitav. Me ei saa keegi ilma valguseta. Ma tean isegi, et inimesed, kes elavad seal Põhja-Rootsis, kolivad ju talveks lõuna poole. Seal ju päike ei paista talvisel ajal ja kogu aeg pimedas istuda, see on väga, väga ränk, väga raske. Ja see mõjub niivõrd minoorselt ja niivõrd kurvameelselt ja nii raskelt. Ja Jumal on positiivne Jumal. Ja ta saatis oma poja. Ja kui valgus tuleb, see toob meie ellu midagi, see toob rõõmu ja rahu. Ta ütleb siin, et valgus tuli maailma. Inimesed ei võtnud omaks valgust ja üks põhjus, miks ma usun, inimesed ei näinud Jeesuses seda isikut, oli see, et ta tuli kui selline laps nagu iga teine kui. Üks laul on, et ta tuli kui laps, kuid hoopis teisel moel. Ja kui me vaatame Jeesuse tööd, me vaatame seda, mida Jeesus on teinud, me vaatame Jumala sõnasse, näeme neid imesid ja mõnikord me näeme Jeesuse sündi, kui me meenutame täna ja mõtleme Jeesuse sünnile, et kuidas nad sõimes on ja kui targad tulevad ja õnnistavad Jeesust ja näevad seda kõike ja inglid laulavad, siis isegi Joosep ja Maarja tegelikult päris lõpuni aru ei saa, mis toimub. Sellepärast, et karjased tulevad sinna ja räägivad sellest, mis nad kõik on näinud, nad nägid seda Petlemma tähte seal välkumas ja teed juhatamas ja nad jõuavad sinna ja annavad tunnistust sellest ja ütlevad, et näed, see on, mis juhtus. Me olime seal karja peal ja karjatsesime ja me näeme järsku täht ja ingel seisatab meie ees, ütleb, et minge sellesse paika, mis ma teile näitan ja te leiate
kuningate kuninga Immanueli, Jumal meie keskel, ta leiate selle lapse sealt sõimest ja Maarja ja Joosep, nad kuulevad seda, nad olid ise ka natukene hämmingus aga Jumala sõna ütleb, et Maarja pani need sõnad kõik endale südamesse või hoidis need oma südamesse ja mõtles nendele, et midagi peab see tähendama. Midagi üleloomulikku, midagi võimast, midagi suurt ja see on miski, mida meie täna kanname, see on miski, mida Jumal tahab igale ühele ilmutada, et see valgus, mis on tulnud, see valgustab iga inimest. See ei ole nii, et keegi saab valgustatud ja keegi mitte, vaid nii kui me avame oma südamed ja ütleme, Jeesus, sina oled minu päästja, tule minu ellu, mu elus on palju pimedust, on nii palju kurje tegusid, on nii palju, millest mu enda süda mind hukka mõistab, nii palju asju, mida ma tahaks ära unustada, nii palju asju, mida ma tahaks nagu otsast alata või uuesti teha, midagi, mida ma tahaks nagu maha jätta ja kõrvaldada, aga me teame, et käsi saab seeliga või feeriga puhtaks pesta aga millega pesta südam puhtaks, kui see on mustaks läinud. Kui me oleme halba öelnud üksteisele, kui me oleme jätnud midagi tegemata, mida me oleks pidanud tegema, kui me ei ole olnud seal, kus me oleks pidanud olema, tegema seda, mida oleks pidanud tegema. Ja me süda tunnistab meie vastu ja me südamust, mida teha siis. Selleks tuligi Jumala poeg. Selleks tuligi Jumala poeg ja Jumala sõna ütleb, et Jumal läkitas oma poja siia maailma, et igaüks, kes temast usub, ta saaks igavese elu. Ta ei ole tulnud siia maailma, et hukka mõista inimkonda, kätte maksta inimkonnale. Ei, ta on tulnud selle jaoks, et Jeesuse Kristuse kaudu näidata oma suurt armastust ja oma armu iga inimese vastu. Ja sellest anname tunnistust täna. Ja sellepärast me kiidame Jumalat üheskoos, sellepärast me toome talle au ja kiitust ja ülistame teda igavesest ajast igavesti ja sellepärast me täname Jumalat iga kord ja sellepärast on meie süda rõõmus, sest meil kuningas elab. Jeesus Kristus elab. Ta ei ole jäänud sinna sõime, ta kõndis, ta tegi imesid, ta läks ristile ja suri meie pattude eest ja 3. päeval ta tõusis surnust üles ja täna ta istub Jumala paremal käel koos inglite kooridega ja laulmas koos meiega. Ma tea, kas sina näed seda, aga mina küll näen. Jeesus on laulmas üheskoos inglite kooriga ühel päeval, kui see maailm otsa saab, seda ei tea veel keegi. Nagu sa näed, me kõik oleme täna veel siin. Halleluuja selle eest. Ja. Me oleme kõik siin. Jeesus ütles, seda tundi ega päeva tea keegi, mida isa oma meelevallas on seadnud. Ja ma usun, et see on niivõrd tähtis, et me iga päev elame Jumala ees, nagu oleks see viimne päev. Aga samas, et me naudime seda päeva ja oleme Jumala ligeolekus ja elame Jumala ees, Jumala palge ees, puhta südametunnistusega. Kiitus Jumala. Kas ma tohiks pabetada teie eest ja palume, et ka lapsed võiksid ennast valmis seada? Kallis taevane isa, me tõesti